October 2012. 43-aastane Sherry Lee Prather kaob pärast seda, kui ta võtab vastu mootorratturi pakutud küüdi Jacksonville'i baari ees. Hoolimata mitmest tunnistajast, kes viitavad mehele nimega Viking, uurimine jääb aastateks soiku. Siis aastal 2016 detektiivid toovad Vikingi lõpuks ülekuulamisele. See, mis algab kui tavaline ülekuulamine, muutub pingeliseks ja dramaatiliseks tahtelahinguks. Ma ei teinud midagi. Istu maha. Ja see on vale. Kuule, tule nüüd. See on ainult sinu isiklik projekt. aastane Sherry Lee Prather sündis Jacksonville'is Floridas linnas, mida ta kogu oma elu koduks nimetas. Ta oli üksik ema, kes kasvatas 2 tütart ja lähedaste sõnul oli neil väga tugev side. Nad elasid koos Sherry ema Norma Ellisega, 3 põlvkonda naisi ühe katuse all tagasihoidlikus töölisklassi majapidamises. Norma sõnul oli Sherry seltskondlik inimene, elas karaoke nimel ja tal oli hääl, mis meenutas inimestele Stevie Nicksi. Ta armastas Harley Davidsoni mootorrattaid, kuid tal oli ka pehmem pool. Ta kirjutas luuletusi, kasutades seda väljundina, et toime tulla eluga, mis polnud alati olnud lihtne. Sherryl oli aastate jooksul rida ebaõnnestunud suhteid, millest mõnda iseloomustas lähisuhtevägivald. Ta pöördus toimetulekuks narkootikumide ja alkoholi poole. Tema sõltuvus oli ilmselt tema suurim võitlus, ütles Ellis. Ta võitles sellega väga pikka aega. Ühel hetkel sai Sherry kaineks ja püsis sellisena aastaid. Kuid nagu paljud, kes võitlevad sõltuvusega, tema tee polnud sirgjooneline. Ta veetis endiselt aega sõpradega baaris, sealhulgas Boots & Bottlesis, Jacksonville'i baaris, mis on tuntud oma mootorratturite seltskonna poolest. 2012 aasta 12 oktoobri õhtul Elise ja Sherry tütar Mandy viis ta sinna, et ta saaks sõpradega kokku saada. Kumbki ei teadnud, et see jääb viimaseks hüvasti jätuks. 15. oktoober 2012 oli möödunud 3 päeva sellest, kui keegi oli viimati Sherryl kuulnud. See polnud tema moodi kaduda ilma perega ühendust võtmata, nii et tema ema andis politseile teada, et on kadunud. Juhtumile määrati detektiiv ning sõbrad teatasid, et Sherry oli hiljuti tülitsenud oma endise poissõbra Daniel Dollissoniga. See muutis ta kohe politsei huviorbiidis olevaks isikuks, kuid politsei kinnitas tema alibit ja miski ei seostanud teda Sherry kadumisega. Uurijad hakkasid seejärel Sherry viimaseid liikumisi uuesti läbi käima. Lähedal asuva poe valvekaamera salvestis näitas, kuidas Sherry lahkus Boots & Bottles baarist varahommikul ja komistas väljas pargitud mootorrattal istuva mehe poole. Ta sõitis koos temaga minema ja teda ei nähtud enam kunagi elusana. Detektiivid tuvastasid mootorratturi isikuna 38-aastase veokijuhi Johnny Wayne Johnsoni. Ta nõustus rääkima. Üks esimesi asju, mida nad märkasid, oli tema ebatavaline aktsent. Johnson väitis, et tal on nii Ameerika kui ka Islandi kodakondsus. Et tema Islandi nimi oli Magni Batvar Thorvaldson ja et ta sündis Floridas islandlasest isa ja ameeriklannast ema peres. Uurijad olid tema aktsendi suhtes skeptilised, kirjeldades seda oma aruandes isegi võltsitud Islandi aktsendina. Johnson polnud õiguskaitseorganitele võõras. Tal olid varasemad süüdimõistmised sissemurdmise ja varguse eest. Interview ajal ta tunnistas, et lahkus tol ööl baarist koos Sherryga, kuid väitis, et pani ta maha ühe maja lähedal Trout River Boulevardi ääres. Ega olnud teda pärast seda enam näinud. Tema tuduks sõber Jordan ütles politseile sama. Kuna tema vastu puudusid kindlad tõendid, Johnson vabastati. Siis, vaid 6 aega hiljem, lähedased said teada uudise, mida nad olid kartnud. Tere õhtust! Kadunud Jacksonville'i naise otsingud on nüüd lõppenud, kuid saladus selle kohta, mis temaga juhtus, pole veel lahendatud. Jacksonville'i politsei ütleb, et eelmisel nädalal linna põhjaosas leitud säilmed kuuluvad sellele naisele, 43-aastane Sherry Lee Prather. Teda nähti viimati 12 oktoobril New Berlin Roadil asuvas baaris, mis asub tema kodu lähedal. Nüüd on politsei tuvastanud eelmisel nädalal Braddock Roadi ääres metsast leitud säilmed. Kui see kõik algas, ma palvetasin Jumala poole. Ma ütlesin, palun issand, lihtsalt tooda koju. Tead küll, ma tahtsin uskuda, et ta tuleb koju ja astub uksest sisse. Halvi jäi vastuseta, kui Daniel Dollisson sai teada, et Sherry Prather, Maine, kellega ta ütleb, et tahtis abielluda, oli surnud, mitte kadunud. On kohutav seda ette kujutada. Tead küll,
ma tahtsin teda kõige selle eest kaitsta. Ja ma ei saanud seal olla. Sherry säilmete avastamine polnud juhuslik. John endine naine Samantha pöördus detektiivide poole, et neile teavet jagada. Kuule, mida sa ütled selle tüdruku kohta, kes oli mootorratta tagaistmel? Ta viis ta kuhugi Cherry River Boulevardi lähedale ja Braddock Road ja John ta maha. Ja sel hetkel tulistas ta teda? Joo, härra. Ta ütles, et tal polnud piisavalt aega naist vaadata, nii et ta lihtsalt lohistas ta metsa. Samantha avaldus oli esimene kord, kui Johnsonit otseselt Cherry mõrvaga seostati ja see ei jäänud viimaseks. 2014 aasta jaanuaris väitis veel üks tunnistaja, et Johnson ütles talle, et ta viis Cherry autoga. Ta sõidutas ta Braddock Roadile ja pärast peatust urineerimiseks palus tal ümber pöörata, et ta saaks tema tätoveeringut vaadata. Siis ta ütles, et tulistas teda rindu. Siis 2016 aasta oktoobris võtsid uurijad taas ühendust Johnsoni tüdruksõbra Jordaniga ja said teada, et nad ei olnud enam koos. Seekord andis ta täiesti teistsuguse seletuse, väites, et Johnson tunnistas Cherry tapmist ja tema surnukeha Braddock Roadile jätmist. Lõpuks 2016. aasta novembris, rohkem kui 4 aastat pärast Cherry kadumist, uurijad tundsid, et neil on piisavalt tugev juhtum süüdistuse esitamiseks. Nad läksid Johnsoni koju, pidasid ta kinni ja viisid ta tagasi Jacksonville'i šerifi büroosse ülekuulamisele. Teabe kogumise faasis Johnson jääb ühe versiooni juurde. Ta võttis Cherry peale ja jättis ta maha tema kodu lähedal Trot Riveri puiesteel ega näinud teda enam kunagi. Pealtnäha on see usutav seletus. Tapmisele pole ühtegi pealtnägijat, mõrvarelva pole leitud, pole DNA-d, sõrmejälgi ega ballistilisi tõendeid, mis seoksid Johnsoni Cherry tapmisega. Praegusel hetkel toetuvad detektiivid tugevalt kaudsetele tõenditele ja tunnistajate ütlustele. Kui jutuks tuleb tema abielu Samantha Johnsoniga, väidab ta, et nad lahutasid ja pole alates 2010. aastast teineteist näinud. On ainult üks probleem. Detektiivid ütlevad, et neil on tõendeid, et ta külastas tema maja 2012. aastal ja nad seksisid tema garaažis, mis on otseses vastuolus tema ajajoonega. Siis näitavad nad talle mobiiltelefonide andmeid, mis paigutavad Johnsoni Braddocki tee lähedusse umbes sel ajal, kui Cherry kadus. Lõpuks esitavad nad süüdistused. Miks on 4 erinevat tunnistajat, sealhulgas sinu endine abikaasa ja endine tüdruksõber, kes ütlevad, et sa tunnistasid Cherry tapmise üles? Kui alus oli loodud, jätkasid detektiivid Johnsoni survestamist. Mina ei teinud seda. No kes siis tegi? Ma ei tea, kes seda tegi. No sa läksid temaga Braddocki teele. Ma ei tea, kes seda tegi. Aga sa läksid temaga Braddocki teele. Aga ma ei jätnud teda Braddocki teele. Olgu, kas sa läksid Brushberrysse? Jah või ei? Ma läksin sinna alla, aga vist koos temaga. Ei, see ei ole oletus. Ma eeldan, et kui sa ütled, et ma tegin, siis ma tegin. Ma tahan, et sa räägiksid mulle, sest see on see, mida sina mäletad. Ma ei hakka sulle sõnu sugu panema. Ma ei mäleta tänavaid, seda ma sulle ütlengi. Ma ei mäleta. Ma ausalt ütlen sulle, ma ei mäleta iga tänavat, kus ma käisin. Aga ma mäletan. Teed, kuhu ma ta jätsin. Ja tee, kuhu ma ta jätsin, oli Trout Riveri tee. Sa ei jätnud teda Trout Riveri tee rajale? Jah, jätsin küll. Kas sa ei jätnud? Jah, jätsin küll. Ma vannun. Ma vannun sulle kõige nime vähemalt. Kogu tee tagasi üles ja selle nurga juurde, kus ta tapeti. Kuidas ta sinna jõudis? Sina, su telefon ja Cherry Prather olete täpselt seal Braddock Roadil, kus tema on. Leitud, surnud. Ta jõudis sinna. Ma vajan praegu tõde. See on sinu viimane võimalus mulle tõtt rääkida. Kas sa tead või ei tea seda rattadetaili? Jah või ei? Ma ei teadnud selle nime, aga me olime selle. Ja kuidas sa seda tead? Sest me kohtusime selle kutiga just siin. Kuidas sa tead, kui sa ei tea selle tee nime praegu? Mäeta? Sest ta ütles mulle, kus see asub. Aga ma ei taha, et keegi paneks suure sõnu suhu, eks? Kuidas me sellele teele sattusime? Ja ma tõesti mäletan, see on puhas tõde. Ja ma olen praegu hirmul. Noh, ainult tõde aitab, nii et räägi ära. Ei, ma ütlen sulle praegu. Kui ma räägin sulle sellest tüübist, siis ta on tumm. Ta saab mu kätte. Kes see on? Ma ei tea tema nime, aga tean teda nägupidi. Ta on lülike. Ta on umbes minu pikkune. Aga tal on tätoveeringud peas. Ta hängib koos Big Mike'iga, kes käib outlawsidega. Olgu, aga sa pole meile öelnud, kes ta on. Räägi, mis juhtus. Kui ma alla tulin, tegi ta ühe kõne. Ja kui ma alla tulin, kohtusime siin nende inimestega. Olgu. Kuidas sa nüüd tead, et see on Braddock Road? Sest kui me esimest korda siin olime, me tulime siia tagasi ja tulime siit alla ja siis ta koputas mulle õlale, et pööraksin. See on esimene oluline muutus Johnsoni loos. Aastaid oli ta väitnud, et pani Cherry Trot Riveri puiesteel maha. Nüüd tunnistab ta, et oli Braddock Roadil.
see ei ole mõrva ülestunnistus, aga see paigutab ta täpselt sinna kohta, mille külastamist ta oli kaua eitanud ja viib tema ütlused vastavusse mobiiltelefonide andmete ja tunnistajate ütlustega, mida detektiivid olid aastaid kogunud. 4 aastat veensid sa inimesi, et sa ei käinud kunagi Bryant Roadil kuni tänase õhtuni. Ma ei tea nende teede nimesid. Sa ütled mulle, et hei, ma osutasin sellele. Siina, sa ütlesid, et see ongi tegelikult õige. Sa ütlesid seda isegi paar korda, eks? Chris, pargi vastas toidupoe kõrval. Sest ta ütles mulle, et see oli Braddock Road. Olgu. Ja ma ütlesin sulle, et see oli Braddock Road. Aga sa tead, see on pargi vastas ja toidupoe kõrval. Jah, see on sellepärast. Ta koputus mul õlale. CT on Braddock Road. Nüüd, kas sa tead seda nime või? See pole oluline. Oluline on see praegu. Seda teed koos Samantaga. Sõites seda teed koos Oljaga. Sõites seda teed. Sa ütlesid, et oled seda teed käinud koos. Ma räägin sellest, kuidas ma sõitsin seda teed koos Jordaniga. Ma ei osutanud millelegi, sest ma ei teadnud, et ta oli läinud. Ma arvasin, et ta on ikka veel aega veetmas. Nende tüüpidega väljas. Kas sa siis näitasid, kus sa siide vähemalt? Ei, ma ei teinud seda. Jah, sa tegid küll. Ei. Ma ei teadnud, issand, kas sa arvad, et me leidsime Sherry jäänused? Mina ei arva nii. Sest tema oli. Kas maas need on need metsapeod, mis segadust tekitavad? Ei tea, enne kui me ta leidsime. Ma ei tea, kuidas sina. Ma ei tea, kuidas sa selle leidsid. Ma ei tea. Ja mulle meeldis, kuidas sa ühele tüdrukule ütlesid, nad tead küll, ma pääsesin sellest. Nad arvavad, et need on loomajäänused. Ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, millest sa räägid. Ja sa arvasid, sest ütlesid, et see on uudis, öeldes, et need on loomajäänused ja vaata aga, täpselt nii uudistes öeldigi. Ma ei tea. Ma ei öelnud talle midagi. Ma ei öelnud talle, et pääsesin millestki puhtalt. Ma ei poolda mõrva. Ma ei poolda tapmist. Täpselt nagu Long Green Roadil. Ma ei tea, mis juhtus Long Islandil. Kas sa tead, mis juhtus ammu aega tagasi? See juhtum on taas avatud ja uurimisel. Aastal 2004. Ma ei tea. Detektiivid tõid just välja ühe juhtumi Johnsoni minevikust, surma pussitamine, mis toimus 2004. aastal Jacksonville'is Long Green Roadil. Meil õnnestus kinnitada, et 2004 aasta augustis toimus Long Green Road Southi 2000. kvartalis tapmine. Kuid me ei leidnud ühtegi avalikku dokumenti, mis tuvastaks Johnsoni selles juhtumis kahtlusalusena. Miks detektiivid siis selle teema üles võtavad? Nad ei selgitanud seda intervjuu ajal kunagi, kuid pärast kohtutoimikute uurimist saime teada, et väidetavalt ütlesid mitu tunnistajat uurijatele, et Johnson oli pakkunud 3 erinevat seletust, miks Sherry tapeti. Nende tunnistajate sõnul esiteks teadis ta liiga palju varasemast juhtumist, millest Johnson väidetavalt osales. Teiseks pidi ta väidetavalt klaarima narkovõlad Outlaws mootorrattaklubiga. Ja kolmandaks oli ta näinud teda tol ööl veel 2 meest tapmas ning ähvardas politseisse minna. Seda tausta arvestades lähme tagasi ülekuulamise juurde, kus detektiivid jätkavad Johnsoni survestamist Long Green Roadi mõrvaasjus. Sa olid ka selle juures kohal. Ma ütlesin sulle, et sa valetasid tol ööl politseile. Ja me oleme praegu tagasi minemas. Ja saan ja kõik see muu kraam. Mind rööviti, kui ma olin Nikiga, aga ma ei ole kunagi teinud midagi internetis kaupti. Kõigale neile väikestele poistele, kes olid tol ajal 13, 14 ja 15 aastased, kellega sa täiskasvanuna läbi käisid? Kas mäletad kõiki neid väikeseid poiste? Ma tean, et Viki juures käis palju inimesi kodus hängimas. Ma ei tea, kes nad kõik olid. Teil mõlemal käis palju inimesi koos oma sõpradega läbi. Aga mina ei teinud midagi. See ei ole see, mida meile seal räägitakse. Mina ei. Mind ei huvita mida. Inimesed minust räägivad. Kuidas perekond Ottonil on midagi pistmist Longiga? Minu perekond. Mina. Ma ütlesin sulle. Mu perekond on minu vastu välja astuma. Mis on kõigi tätoveeringute nimed? Tead, ma saan aru, mida sa ütled. Ja ma tean, mida sa üritad öelda. Aga mina ei teinud seda, ma ütlen. No, aga kuidas? Mulle see ei meeldinud. Siis selgita veel seda ühte viimast asja. Mulle ei. Kuidas sa teadsid, kus tema keha oli, kui sina seda ei teinud? Ma ei teadnud. Ma ei teadnud, kus tema keha oli. Kui mina olen veendunud, siis tema on ka veendunud. Kogu see kontor on veendunud. Meie töötajad on veendunud. Meie ülemused on veendunud. Riigiprokurörid on veendunud. Kas sa arvad, et suudad vandekohtule tõestada, et sul pole sellega mingit pistmist? Ma ei teadnud, kus tema keha on. Kas sa tead, mida on vaja selleks, et kellelegi mõrva süüdistus esitada? Näed, sul on juba peas kindel arvamus, et mina tegin selle teo. See on sellepärast, et see on 4 aasta varune lahendamata. Aga ma ütlen sulle, mina ei teinud seda. Seda ütled sina. Teised nii ei arva. Ega tõend ja paljud inimestel on see olemas. Paljud inimesed teevad. See on sinu lähim inimene. Nad ei ole meistrid. See oli sinu tüdruksõber. See oli sinu endine naine. See oli sinu ainus sõber. Sinu tormakas sõber. Ja nad kõik said minu peale vihaseks. Sest nad ei rääkinud minuga, kui nad olid vihased. Nad rääkisid tol ajal meiega. Noh, ma ütlen sulle. Ma ei öelnud kellelegi midagi. Ma ei tea isegi, kus tema keha oli. Leiti selles maailmas. Keegi teine pole kunagi maininud hillbillite. Neid teisi tüüpe. Sest sa pole seda kunagi maininud. See on sellepärast, et keegi ei tee seda. Õige. Sa rääkisid inimestele erinevaid lugusid, sest sa tahtsid teada, kes räägib millise loo. Ei!
ma ei räägi inimestega. sa tegid seda hästi, Johnny, sellepärast sa nendega hängidki. Tead mis? Tegelikult sa võid öelda, et sa ei rääkinud inimestega. Aga kui ma näitan sinu telefonikõnede andmeid ja kõiki neid inimesi, kellega sa... Ma ütlen sulle, ma ei rääkinud. Ma ei rääkinud. Ma ei käi ringi ega räägi sellistest jamadest, sest ma ei usu sellesse. Ma ei tapnud kedagi. Ma pole kedagi tapnud ja ma ei kavatse ka kedagi tappa. Isegi ma arvan, et kõik eksisid 2004. aastal. Kõik eksivad nüüd. Johnny, sind lihtsalt ei tabatud 2004. aastal. Ma ei teinud midagi. See on see, mida ma ütlen sulle. Ma ei teinud midagi. Ei teinud. Sa tegid seda kindlasti. Mina ei teinud. Ja sul oli tol ajal töö olnud aastal 2000 veel valmis. Ma ei teinud midagi. Aga ma arvan, et sa ei teinud midagi ka siis, kui sulle Georgias süüdistus esitati. Georgias mulle see meeldib. Kui mind Georgias arreteeriti. Ja mind ei huvita sellest. Ei, kui nad mind Georgias tabasid. Kui ma olin vanglas, siis ma olin vanglas. Mingil põhjusel, mida ma ei tea. Olin tol ajal vanglas millegi muu pärast. Ja inimrööv oli ebaseaduslik vabaduse võtmine, sest ma võtsin müüja leti tagant ja panin ta õige. Ja see oleks ebaseaduslik vabaduse võtmine. Ja, õige. Ja ma võtsin nende auto. Ja kui detektiiv minult küsis, kas ma tegin seda, olin aus. Ja ma ütlesin detektiivile, sellepärast ma saingi selle karistuse, mille sain. Ma sain 3-15, millest 5 tuli ära kanda, 20, millest 5 tuli ära kanda ja 5. No, sa ütlesid. Siil, mida see tähendab? Kas olid jõugu liige? Ei. Georgias? Ei. Üldsegi mitte. Ma ei olnud jõugu liige, kuigi nad ütlesid, et ma olin nendega seotud. Nendega. Sest ma hängisin koos nendega. Ütlesid, et ma olin seotud Folk Nationiga, sest mul oli palju sõpru. Sõpru, kes olid Folk Nationi liikmed. Aga kui mind üle kuulati ja detektiiv otse küsis minult, ütles ta, ma tahan teada tõde. Ma ütlesin talle, jah, mina olin see, kes selle tegi. Mina tegin seda. Ma tunnistasin oma kuriteo üles. Aga see polnud mõrv. Pole vahet, kas see on mõrv või mitte. Kui ma olen süüdi, siis olen süüdi. Ei, minu arvates oled sa tapnud 2 inimest. Ma ei ole. Sul saab olema raske mind, seda detektiivi või ühtegi vandekohtuniku veenda, et seda ei juhtunud. Ma ei tapnud kedagi. See oleks pidanud lahendatud saama juba 2004. aastal. Kõik tõendid olid olemas. See on hullume. Lihtsalt sain detektiivi, kes polnud, ma ei sobinud selleks. Sa ütlesid detektiivile, et sind rööviti tol ajal. Mind rööviti. Kus sind rööviti? Mind rööviti seal Don Avenue ääres, bensiinijaama juures. Kas sa mäletad? Jah, nii ta ütles. Aga videod ei ole olemas. Videotõend puudub. Aga mina olin. See ei ole seda väärt. Ja ma ei teinud siis midagi, ega tee ka praegu midagi. Kas ma võin oma naisele helistada? Jah, sa saad oma naisele helistada. Kas sul on mulle veel küsimusi? Kas ma võin koju minna? Ei, sa ei saa. Miks see nii on? Sest ma esitan sulle mõrva süüdistuse. Ma ei ole kedagi tapnud. Ma esitan sulle selle süüdistuse ja me suudame seda tõestada. Ei, te ei saa, sest ma ei teinud seda. Ja see jääb sinu otsustada. Ma kutsun oma advokaadi. Väga hea. Olgu, sa ei näe, kuidas ma tahan helistada oma. Kui sa vanglasse jõuad, saad sa helistada oma naisele. Tal ei ole selleks võimalust, et ma saaksin talle helistada või kõne vastu võtta. Siit ei saa ka välja helistada. Aga minu mobiiltelefon, sest ma ei teinud midagi. See on vale. Olgu, sa tuled siia ja räägid oma isiklikust varast. Noh, vähemalt sa hingad. Kas sa kutsusid kiirabi enda jaoks? Ei, sina tuled. Sind vaadatakse üle. Ma ei teinud midagi valesti. Sa lõid end just ise pääle. Ma ei teinud midagi valesti. Olgu. Hästi, mul on depressioon. Ja ma olen väga suitsidaalne. Olgu. Ma ei teinud midagi. Me hoolitseme selle eest, et sa läheksid 6. korrusele. Ma ei teinud midagi valesti. Olgu, ma ei teinud midagi valesti. Ma ei toonud. See laseme meedikutel sind üle vaadata. See ei ole õige. Mis kurat see on? Minu süü. Ma ei tapnud kedagi. Hästi. Olgu. Peame laskuma meedikutel sind üle vaadata. Lihtsalt selleks, et veenduda, et sinuga on kõik korras. Mine edasi. Jaa. Me ei taha, et sa seda teeksid. Istu tagasi sinna tooli. Nii, väga hea. Istu lihtsalt toolile. Lihtsalt toolile. Meil tuleb väike vestlus.
Ma teen endale haiget. Noh, me aitame sind, me leiame sulle abi. Kui sa seda uuesti teed, ära tee seda enam. Kui sa teed seda uuesti? Ei, ma luban sulle, sa ei taha seda. Istun toolil Nancy juures. Istu tuulile, aga sa ei teinud palju. Me paneme sulle ohjeldusvahendid peale, siin kui. Jätkad sellega. Nii et ära tee seda. Ära püsi, tegutse. Ja tema on kohtleb mind. Kuula, ei, vaata, sa ütlesid, tahtsin advokaati, me ei räägi sinuga. Ta ajab mind oksedega, ta kohtles mind. Me aitame ta kohtles mind nagu... Ja ma ei teinud midagi. Ma saan aru, me toome sulle advokaadi, sest sa soovisid seda. Ja kõigepealt veendume, et su tervis on korras. Me oleme lõpetanud, ma tahan koju minna. Jaa, ma saan aru. Leiame kellegi, kes üle vaataks. Kas ma võin koju minna? Me tahame, et keegi vaataks üle. Ja ma ei saa sinuga rohkem rääkida, sest sa tahad advokaati. Nii et ma ei saa midagi muud öelda peale selle, et meditsiinitöötajad tulevad sind üle vaatama. Kui meditsiinitöötajad mind üle vaatavad, kas ma saan siis koju minna? Ma ei saa midagi muud öelda. Õige. Tere hommikust. Olen täna siin, et teatada arreteerimisest Sherry Prafferi mõrva uurimises. Sherry Praffer oli 43-aastane valgenahaline naine, kes tapeti 2012 aasta oktoobris. Mul on hea meel teatada, et eelmisel reedel, 18. novembril, mõrvauurijad leidsid üles Johnsoni. Tõid ta mõrvaosakonda, viisid temaga läbi veel ühe ülekuulamise ning esitasid talle tunnistajate ütlused ja tõendid. Ta rääkis alguses sama lugu, mida ta varemgi oli rääkinud, et ta jättis Sherry Trout River Boulevardi peale maha ja pole teda sellest ajast saadik näinud. Tema lugu muutus mitu korda. Lõpuks ütles ta, et jättis ta Braddock Roadi peale maha, kuid jätkas tema tapmise eitamist. Pärast seda ülekuulamist esitati Johnsonile süüdistus teise astme mõrvas ja ta viidi eelvangistuskeskusesse. Kas on küsimusi? Kus Johnson oli? Kas sa näed teda ajamasinas? Kus Johnson oli Sherry tapmisega hoobelnud? Need olid privaatsed vestlused, mida ta pidas erinevate inimestega. Nii et ma ei tea, kas see oli nii palju avalik hooplemine. Pigem ta lihtsalt rääkis. Ja kus ning kuidas? Kas sa jälitasid ta lõpuks üles? Nad jälitasid sind üles, Johnson. Ta on siin kohapeal olnud, nii et me teadsime, kus ta on. Olgu. Nii et ilmselgelt. Kas saate rääkida sellest, kui oluline oli, et need tunnistajad endast märku andsid ja kui suure erinevuse see tegi selle juhtumi lahendamisel 4 aastat hiljem? See oligi see, mis juhtumi lahendas. Me teadsime seda algusest peale. Paljude nende juhtumite puhul on lihtsalt asju, mida inimesed teavad, aga me vajame, et nad endast märku annavad. Selle juhtumiga läks tavapärasest palju kauem aega, aga siis on ka neid, mis ei lahene kunagi, sest inimesed ei anna endast kunagi märku. Nii et siinkohal tahame kõigile meelde tuletada, et Crime Stoppers maksab vihjete eest ja nad on sellistes juhtumites suureks abiks. Teate, kannatlikkus ja detektiivide raske töö on see, mis tegelikult kõik kokku pani. Ja siis, kui tunnistajad meiega ühendust võtavad ja meile teavet annavad, suudame me arreteerimise läbi viia. Kas on mingit infot, miks ta seda teeks? Kas ta lahtub baaris koos temaga? Ta istub tema mootorratta taga. Mis juhtus, et see võis juhtuda? Õige. See ongi küsimus, millele Johnny Wayne Johnson peab vastama. Ja me küsisime seda küsimust, aga me pole sellele veel vastust saanud. Ja lihtsalt jah, ma tegin seda. No ta ei öelnud sulle. Jah, ta tegi seda. Ta muutis oma lugu, et ta oli Braddocki teel koos, kus tema säilmed leiti. See intervjuu tähistas uurimise lõppu ja süüdistusmenetluse algust. Johnson arreteeriti mõrvasüüdistusega ja teda hoiti vahi all kautsjonita. Nädalad hiljem esitasid prokurörid talle ametlikult teise astme mõrvasüüdistuse. Kuid kui juhtum Floridas edasi liikus, jõudis see uudistesse ka ookeani taga. Islandale. Lugu oli esikaanel, tõmmates isegi tähelepanu tuntud Islandi filmitegijale, kes tegi sellest dokumentaalfilmi. Ja just selle uurimistöö käigus hakkas kõik lahti hargnema. Islandi riiklikult rahastatud ringhääling RÚV teatas, et viikingi aktsent ja kogu tema Islandi identiteet oli välja mõeldud. Ta oli rohkem kui 10 aastat pununud keerulist valede võrku. Isegi pärast tema valeidentiteedi paljastamist väidab Johnson endiselt oma süütust. Kuid selle asemel, et kohtus õnne proovida, läks ta kokkuleppele, tunnistades end süüdi ja saades selle eest kergema 20,4 aasta pikkuse karistuse, mis on veidi alla 25-aastase miinimumi, millega ta oleks pidanud arvestama, kui ta oleks süüdi mõistetud. See polnud täielik õiglus, mida tema perekond oli lootnud. Aga Sherry Prafferi lähedaste jaoks tõi see lõpuks ometi veidi hingerahu.